Joo, siin. Jalutan kraasi, võtan sealt maja võtmed, panen maja lukku ja sõidan nüüd TPD-sse siis käigukasti järgi. Käigukast panin eile teele Leedust, täna on teisipäev ja ma saan seda kohe kätte ning pärast hakkan seda auto alla panema ja teen väikse ettevalmistusi selleks, et kuidas minna Driftmastersile. Kuna võistlused on seal 2, round 3 ja 4, siis me peame olema kõigeks valmis, et kui puruneb uuesti käigukast, puruneb mootor või puruneb auto esiosa. Tagaosas meil ei ole eriti valmisolekuks midagi võtta kaasa, aga siiski me vaatame nii palju asju kaasa kui saab ja vaatame, mis siis edasi tulema hakkab, et tuunime veitsne. See vend siin hakkab bussi pakkima. Ainult 44 rehvi tuleb sisse panna ja umbes 300 liitrit kütust. Piro teeb seal. Võtad tule kustuti välja ja paneme kustutussüsteemi asemele. Nii et me teeme asju veel, mis kell on mingi 8. Tegelikult vist 00 läbi 15. Päris täpne. Oleme jõudnud Lätti. Meie päev on selline, et me läksime hästi hilja magama, kuna paigaldasime autosse tulekustutussüsteemi ja enne seda käisime Viru autos siis sillast endi tegemas ja nüüd me oleme siin Umperis. See on Salaskivas ja me ootame seda hetke, et me saaksime edasi minna. Igal juhul buss on meil pakitud ja bussis on siis kokku 44 rehvi, 300 liitrit puhast etanooli. Ehk siis see on ADR, ma arvan, kui me läheks paberite peale. Aga meil on vaja võidu sõita, nii et me ei tee sellest hetkel numbrit. Ja muidu tundub, et kõik siiamaani sujub. Tänane päev on veel päris pikk, et kui me kohale jõuame, siis me peame seal ära registreerima ennast, tegema autole tehnilise kontrolli. Peale seda mõõdetakse auto üle, vaid auto mõõdetakse üle selleks, et panna külge hindamiseks vajalikud seadmed, et Driftmasterisse siis logitakse auto sõidukiirust, libisemisnurka ja selliseid asju. Et vaatame, mis täna edasi tuleb. Praegu hakkab ummik liikuma. Me oleme asjad vahepeal lahti pakkinud ja mingi tehnilise mees, kes vaatas meie auto üle. Sellega on okei, hommikul tuleb veel üks mees, kes kontrollib üle meie sõiduvarustuse ja turvavööd ja muud vajalikud asjad. Nüüd ma olen jõudnud vahepealse Pikerniki rajale. Seis on selline, et ma olen kiirendus sirge keskel, ehk siis sealt hakkab start ja me läheme sinna. Siit tegelikult vist seda valget neont ei ole hästi näha, mis seal on, aga igal juhul siit tuleb põhjagaasi kiirendada ja me saame kiiruseks umbes 140 ja siseneme kurvi, nii et vaatame, kuidas seda rada läbi sõita on siis rahulikus tempos. See rada on väga suur ikkagi, et ma jõuan sinna poole, siis ma keeran kaamera teistpidi. Siit nüüd ongi nii, et see on alustusjoon ikkagi. See algab kohe välimise sabaklipiga. Siit äärest see on umbes meeter lai, natukene peale vist isegi. Ja läheb pikalt mööda raja äärt, nii et ma panen tõuksile käigu sisse ja hakkan sõitma uuesti. Läheb siit äärest. See on sabaklipp. Siin peab püsima siis välimises ääres. Nagu see mees on ilusti õige koha peal raja peal. Sisemine joon on kindlasti no-go zone, sinna minna ei tohi ühegi rattaga. Ja nüüd on tee tribüüni poole. Kurvid on selles mõttes lahedad, et midagi ette ei näe. Siin on siis touch and go sabaklipp, ehk siis tuleb läbi minna ja põhjagaasi kohe edasi sõita. Mis see siin, see kast, seda ma hetkel ei tea, pole vaadanud rajajuhist, aga ma eeldan, et see on ninaklipp. Ja siit panen mööda sellest ninaklipist. Tähendab, siin on väikene sabaklipp jälle. See on järjekordselt touch and go.
ja siis lendad hooga siia, siin on nagu vist siuke markerjoon tekkinud nüüdseks, et sellest joonest peaks olema üle täpselt. See mees, Peeter Vitsek. Ja siin on taga ka sabaklipp, siis peab jälle läbi saada ja pöörduda hoopis teisele poole seina äärde. James Deani live on seal. Ma olen jõudnud raja lõpu ossa, ma ei hakanud segama seal ühte intervjuud, mida teeb James Dean hetkel, et ma sealt tulin ilma kaamerate mööda ära. Aga nüüd raja ääres on pikk betoonbarjäär, mis tuleb ringiga siia tagasi. Ja nüüd kui vaatad seda õuksi, siis sa saad näha, kui kitsas see ala on. See on ikkagi meeter kuni 1,5 seinast. Nii et suht lähedal ikkagi peab selle seinale sõitma, tagarattad peaks olema sellest joonest üle. Ja siis võiks eeldada, et see sõit on ideaali lähedane. Ja mis on ikka? Siit tuleb siis väljuda külge ees ja kui siit külge ees väljud, saabki rada läbi. Nii et selline on selle ürituse raja tutvustuse osana. Väga lihtne. Ma keerasin selle asja veits untsu. Esimene kvalliring 37 punkti vist ja teine 0. Tulemus on seal, et mehed saavad autot remontida vähemalt. Midagigi teha, kui muud ei ole. Praegu on Street Mastersil siukene hetk, kus on Red Bulli lennuparaad või midagi sellist ja lennuesitlus Red Bulli poolt. See on nagu väga ulme. Need vennad teevad lennukitega tandemid taevas. Ja samal hetkel on ka sõitjate tutvustamine, nii et keeran kaamera teistpidi ja filmin mõnda lennukit ka. Pühapäev, round 4 on alanud ja me oleme siis alustanud trennidega. Üks trenniring on tehtud, see oli päris hea. Siin selja taga on väike järts. See on umbes 40 autot minuni. Ja sealt poolt tuleb veel autos juurde. Nii et keskeltläbi 50 autone trenn, mis on päris hull. Võtab hästi palju aega, et trenni aeg oli 1:15 ja selle aja peale võib-olla saab 2 ringi sõita. Ja proovime siis teise ringi teha veel sama hea kui esimese ja tegelikult isegi natuke parema. Igal juhul ma on the line, AO Veda. Yeah. A sketchy first run. Very sketchy first run, a 55 on his first qualifying run. The Estonian driver really struggling to get some points on the board, and AO Veda absolutely destroyed the back end of this car in his second qualifying run on Friday evening. Yeah, has a rubber duck on the bonnet as well. He does, yeah, with a crash helmet on. With a crash helmet on. Well, nice touch. It's a nice touch. So AO Veda through the chicane, down he comes, needs to vastly improve on a 55. We know 66 is the cut-off. Look at this from AO Veda on angle, almost
all the way down. Oh, he's going to go wide, drops a wheel off the edge of the circuit. Ayurveda much more committed this time, though. As he looks for outside zone 5, goes wide once again, looking to get that rear wheel in 5, but just can't get there. It's for the wall outside zone 6, and Ayurveda says, one last shot at it. Let's just throw everything we have at this run. You know what? A lot of commitment, but not a lot of adjustment. He could have adjusted a little bit to get back on the line there, but stayed absolutely, you know, full tilt. So rewarded from the judges for that full throttle, but not on the correct line just as he came towards one of the outer zones. Watch this. He initiated so early, drops one wheel off the circuit, but it actually helps him to get back out. This is a really nice transition. He's full throttle here, maybe a little wide of that inner zone, and it kind of messes him up a little bit for the next section. So the score will improve, but only slightly to 63 and out of competition, yeah, so not enough. So it goes to show we're going to start seeing drivers exit the competition here fairly early in the qualifying stage.